Kui on soov teha kunsti, aga oskusi just liiga palju ei ole, siis mulle tundub, et ma olen leidnud geniaalse lahenduse ja ma olen tulnud akrüüli valamise töötuppa omades null eelteadmist. Kas minust võib saada kunstnik siin hetkega? Võib ikka. Et akrüülvalamine ise on selline juhukunst, et ma kunagi ei tea, mis sealt välja tuleb. Ma selles mõttes ei soovita mingeid ootusi endale väga seada, et selle kunstistiili võlu siis ongi, et on selline trust the process ja sa ei tea kunagi, mis sealt välja tuleb. Ma otsustasin lähtuda Telehommiku logo värvidest, mis on siis päikese tõusuvärvid. No kindlasti peaks olema oranž, siis sinna kõrvale roosat. Jah, võtaks lilla ja tumesinise, et siis nendest äkki saaks sellise kena päikese tõusu kokku. Mis on järgmine samm? Järgmine samm on see, et sa võtad selle tühja topsi ja siis hakkan neid kõiki värve kordamööda väikeste kihtidega sinna topsi kallama, kuni see tops on siis ääreni täis. Nii, roosat ja siis veel oranži ja kollast. Ta meenutab mulle Hispaania kunstniku Miró paremaid teoseid. Ja see kallamine oli nii, et ma lihtsalt hakkan valama enam-vähem keskkohast ja siis kas ma teen käega mingit lihtsalt valan? Ja sa iseenesest võid niimoodi teha, aga mina tavaliselt panen lihtsalt keskele, et siis on lihtsam võrdselt teda üle lõuandi ära jagada. Okei. See keskele tuleb selline miniatuurne veel muster. Nii. Okei. See näeb välja nagu vinüülplaadi kujundus, kus see tops seest jäi ka väga ilus. Väga värviline. Nii, pöidlaid ei tohtinud vastu panna, eks? Nii. Nüüd sa võid sõrmed täitsa konksu panna niimoodi siin, et oleks julgelt seal raami taga ja nüüd rahulikult kalluta. Kas selles instinkt ütleb, et ei tohiks lasta üle ääre, et ja, aga selleks kilemil siin ongi. Mul ikka see meenutab neid läbilõikeid, mis on maa keskel olevatest nendest mingitest kõige kuuematest kihtidest. Nüüd on see natuke kaamera poole rohkem. See oranž tahab mulle kohe peopesse tule. Mine. Kas ta hakkab natuke juba kuivama? Ei. Ei hakka? Ta lihtsalt, sa kallutad vaata maha, siis ta voolab aeglasemalt, tal ei ole nii palju enam voolata kuskile. Nii. Ja kohe on viimane. Väga tunnengi. Väga hästi tuleb. Kuidas ma olen üle nii värvine? Okei, kas sa oled rahul? Kas sina oled rahul? Mulle väga meeldib. Ma olen üllatunud, et ma suutsin see kõik, mis siin on see suurem ala. See tundub mulle nagu selline, nagu, et igaüks võiks hakkama saada, aga mulle tundub see osa ikka selline nagu meistriteos. See on äge, see meenutab mulle ka siukest lilleõit siin, et siuke lillekimp oleks siin kohati nagu. Ja siin on mingid toonekure jalad veel. Sa oled, ma ei tea, 100 või 1000 inimesi siin õpetanud seda tehnikat tegema, et kuidas tavaliselt need tulemused jäävad, et mina endaga olen väga rahul, ma arvan, et see on kuidagi meeleolukas, teistsugune, võib-olla see Telehommiku logo liiga hästi välja ei tule, võib-olla siin on natukene sellist päikeseloojangu teemat. Kuidas tundub? Sul on väga äge pilt, siin inimestel nagu, selles mõttes keegi ei ole siin rahul olematult küll veel ära läinud. Et see on lihtsalt teisel ringil, et kui me näitame rohkem veel erinevaid asju, siis kiputakse pigem üle mõtlema ja sealt tuleb siis see rahulolematus enda suunas. Aga üldiselt ei, et siin ei pea olema ju kunstioskaja, et lihtsalt värve kokku kallata ja et siin see võlu ongi see, et iial ei tea, mis tuleb. Üks esimene töö, mis mulle väga meeldis, selle ma tegin ise. See on selles esimeses tehnikas tehtud, mida me siin tegime ka, aga mul kuidagi õnnestus saada mingisugune kalamoonutis, et me tavaliselt neid enda näidist võid alles jätta, aga kui midagi huvitavat tuleb, siis jätame. See on kameeleon? Jah, kameeleon mingisugune asi ta siin on, et ma jätsin selle pärast alles. Siis siin on näiteks teine töö, et see on siis tehtud niimoodi, et sinna laua peale koguneb hästi palju värvi ja siis ma panin ta tagurpidi sinna sisse ja sellest silikonõlist tulid siuksed, me kasutame teisel tehnikal silikonõli ka ja siis tulid siuksed mullikesed ja jäi siukene hästi ergas ja värviline, et see oli hästi tore.
Ja kõige olulisem küsimus, kui teie selle salongi või ateljee nimes on ka vein ja pintsel, et kui oluline komponent siin see vein on? No kuidas kellelegi, et on ka üritusi, kus läheb ainult 0 vein ja vesi, et oleneb täitsa inimestest. Aga kas on ka selliseid üritusi, kus läheb täitsa palju veini, aga ühtegi pilti ei sünni? Ei, sellist mina õnneks kohanud veel ei ole, et on üksikud inimesi gruppide hulgas olnud selliseid, et veini läheb palju ja pilti ei lähe, aga grupina nagu ei ole õnneks ette tulnud. Kuna ma olen siiski väga suure potentsiaaliga tulevane kunstnik, siis ma sain boonustunni ja ma saan ühte tehnikat veel proovida, mille nimi on alkoholitint. Alkoholitint on siis ka selline kunstitehnika või viis, mida saavad siis inimesed, kes kardavad pintslit või pliiatsit, siis proovida ja katsetada, et ta on ka selline võrdlemisi abstraktne asi, et jällegi valime värvid ja siis hakkame lihtsalt fööniga siin paberil suunama. Nii, roheline alustuseks, siis mis on hästi erinev kollast natuke. See näeb natuke välja nagu mingid samblikud kasvaks siin. Kusjuures mulle väga meeldib see, kuidas nad juba hakkavad siin omavahel mingisuguseid trikke tegema, mis on küll minu jaoks täitsa kontrollimatu, aga väga kihvt. Sa võid teda erinevates suuntes juhtida ka. Kas sa tahad tulla natukene mulle appi, et teha sellest minu sellisest võib-olla natuke poolikust teosest nüüd sinu abiga selline veidi viimistletum? Mida sina teeks? Nii. See on siis meie esimene ühistöö, Ingrid ja Romi värske kunstirühmitus, aga see väide või see idee, millega me siia tulime, et igaüks võib sellel moel kunsti teha, see siis ikkagi vastab tõele ja keegi siit nii-öelda ilma kunsti elamuseta pole ära läinud. Minu teada mitte, minu silme all mitte. Väga hea.